Meie 2025. aasta maikuu saatekülalisteks olid Kristina Amor ja Inge-Helene Pello, kellega vestlesime projektist Võrdsed võimalused ja kaasatus karjääriteel. Head kuulamist! Tervist! Kätte on jõudnud maikuu ja meie oleme Jüriga taas endale külla kutsunud põnevad külalised. Projektist Võrdsed võimalused ja kaasatus karjääriteel on tulnud meiega täna vestlema Helpific MTÜ juhatuse liige Kristina Amor ning Greatest Recruitment OÜ värbaja ja karjäärispetsialist Inge-Helene Pello. Tere kõigile! Tere! Tere, suur aitäh kutsumast! No selles suhtes oleme Jüriga sellest puudega inimeste karjäärist, kuigi teil on projektis ka vanemaealised kaasatud, oleme meie siis oma valdkonnast rääkinud, et need karjäärivõimalused võiksid paremad olla ja see on niisugune nii-öelda ajatu teema, et sellest võib jäädagi rääkima, aga siiski ongi hea, kui tuleb kaasa üks asi, mis pakub võib-olla paremat lahendust kui see pilt, mis meile täna vastu vaatab. Et ma ei tea, kuidas teie kogemus sellega on. Meie kogemus on selline igatahes. Et jah, et tore, et see tööhõive teema nagu jutuks on võetud. Et väga ongi kaks poolt, et kas on siis nagu üsna keeruline saada või on üsna niisugused standardsed mõtlemised, et kui liikumispuudega siis arvutitüüp ja sellega ka see mõte suht piirdub. Maikeliga täiesti ebastandardsed näited, et me toimetame nagu vabaühendustes ja nii-öelda huvikaitsega, et see on nagu nii-öelda meie töö, et klassikalist tööd isiklikult väga ei ihaldagi ausalt öeldes. Tegelikult vaatasin ka siin numbritele otsa, et kui me räägime täna üleüldiselt tööturust, siis meil on tänase seisuga töötuse määr 6,5%, mis siis tähendab, et meil on täna 46 000 registreeritud töötut. Ja tegelikult see number on tänase seisuga isegi päris hea, et kui me vaatame tööturugu niimoodi üleüldiselt, et aasta alguses oli see number palju suurem. Aga kui nüüd rääkida nendest ametikohtadest siia võib-olla tutvustuseks, siis tegelikult see konkurents tööturul on päris tugev tänasel hetkel. Ja millega meie siis soovime aidata, ongi just nimelt see, et me saame pakkuda tuge tööotsingutel. Meil on projektimeeskond, kellega koos siis inimesed saavad hakata enda karjääriteekonda kujundama. Ja just sellel teekonnal me siis soovimegi toeks olla. Suurepärane, see on hea. Siis ma saangi küsida esimese küsimuse, mis läheb ajas nüüd natuke ja üsna palju võib-olla tagasi. Et milline oli kunagi teie unistuste amet, kui me mõtleme üldse inimese karjääriradadele jõudmisest? Mina võin öelda, et mul lapsena sellist väga konkreetselt suurt unistust ei olnud nagu mõnel teisel. Aga olen avastanud, et minu erinevatest ametitest tahan kokku panna praegu sellise unikaalse ameti tegelikult, mis kõige paremini võib-olla siis ühest küljest nagu on mulle kuidagi hingelähedane, teisest küljest siis on see kokku nagu põimitud missioonitundega ja siis ma arvan, et see on kõige parem. Väga tore. No minul oli väga kindel eesmärk. Mina tahtsin lapsena tegelikult saada näitlejaks ja mulle väga meeldis teatris käia ja mulle meeldis ka ise teatrit teha ning ma täiesti selgelt mäletan, et see oli minu selline suur unistus, aga elus lähevad asjad teinekord teistmoodi. Aga kas sa lavakasse ikka proovisid? Ei. Ei proovinud? Ei, juba unistused muutusid 4.–5. klassis. Okei. No. Aga Inge-Helene jõudis natuke rohkem tegelikult muusika juurde, muusika produtseerimise juurde, nagu mina olen aru saanud. Jah, hiljem jõudsin sinna ka tõepoolest. Oi, see on põnev amet. See mulle meeldib. Jüri, kuidas sinuga lood on? Oli mingit unistuste karjääri? No, kui aus olla, siis nagu
võib-olla see nii-öelda, ma olen hetkel Lihashaigete Seltsi juhataja, et omal ajal oli see nagu isegi unistus, sest minul oli väga suur eeskuju üks lihashaige Evald Klauk Taanist, kes oli sihuke karismaatiline Lihashaigete Seltsi juhataja ja teine eeskuju oli kunagine Lihashaigete Seltsi Eesti juhataja Jaak Võsa, et nemad olid nagu natuke minu eeskujud, et võin nagu uhkusega öelda, et see unistus on hetkel täitunud. Kui karismaatiline liider ma olen, aga see unistus on kohal. Sa oled vist hetkel meie kõige pikaajalisem liider oma ühingu eesotsas. Ma mäletan, sa alles üks päev ütlesid mulle aastaarvu. Nüüd juhatuses sa 18 aastat ja juhatajana ka on mul siis 8 aastat juba toimetatud. Mina võin küll öelda, et minu elu muutev kogemus oli ikkagi LBFIC MTÜ-ga liitumine ja muidugi ka selleni viis ju üleüldse Keiuga kohtumine, kes siis oli LBFIC-u asutaja. Nii et ma arvan, et LBFIC on mulle väga palju andnud nii tööalases kui isiklikus plaanis. Võimaluse siis panustada ka ühiskonda ja samuti on saanud võimaluse kohtuda väga palju tarkade, toredate inimestega. Et ma arvan, ma peangi seda selles mõttes võib-olla karjäär on natukene halb sõna, et see kuidagi nagu viitab sellele, et sa pead kogu aeg kuskile, ma ei tea, kaugemale, kõrgemale hüppama, aga tegelikult see võib olla ka selline lineaarne teekond, et sa kuidagi teedki ägedaid projekte, võtad osa ägedatest asjadest ja arened siis seeläbi ja kuidagi siis ka annad teistele inimestele endast parima. Ma lisan korraks siia juurde, et ega tänapäeval see mõiste karjäär ongi väga palju muutunud, et see ei hõlma täna ainult meie tööelu, see hõlmab ka meie isiklikku elu ja hoopis palju laiemat sellist kontseptsiooni. Ja ka karjääripöörete osas, et kui kunagi inimesed tegid võib-olla seal elu jooksul 1-2 karjääripööret, siis täna oleme me jõudnud sellisesse seisu, kus inimesed teevad juba 6-7 karjääripööret, mida on juba päris palju. Et muutus on kindlasti märgatav. Muutus on suuresti märgatav, ma ei ole nüüd matemaatiliselt nii tark, aga see on protsentuaalselt väga palju ja üldiselt numbriliselt on see ka väga palju rohkem, kui kunagi siis elu jooksul inimesed suutsid. Et mis see siis see nii-öelda enesearengu teekond hetkel olnud on, et mis projekt olete vedanud ja kuidas see kulgenud hetkel on? Jaa, no tegelikult olen mina ka proovinud siis erinevaid ameteid, enne kui ma värbaja ja karjäärinõustaja ametisse jõudsin. Et tegelikult õppisin ma Suurbritannias, elasin Suurbritannias ja olen täna ka Suurbritanniaga väga tihedalt kokkupuutes. Ning väga pikalt ma seal elasin, õppisin tegelikult ajakirjandust bakalaureuse ja hiljem ka magistris. Ja mõnda aega ka töötasin sellel alal, kuid siis otsustasin minna tagasi ülikooli ja tegin ka teise magistri muusikavaldkonnas, õppisin helitehnikat ja muusika produtseerimist. Ning tegelikult toimetasingi ka mitmed aastad muusikuna. Ja nüüd selline huvitav lugu, et kui ma Eestisse tagasi tulin, ma olin Eestist väga kaua eemal olnud, 8 aastat. Kui ma Eestisse tagasi tulin, siis täiesti juhuslikult sattusin ma Eesti Töötukassasse ja seda siis eesmärgiga, et ma tahtsin natukene lähemalt teada saada, et milline Eesti tööturu seis tänasel hetkel on. Ja mul oli meeles, et kunagi ajakirjandustööst olin ma teinud ühe intervjuu ühe Töötukassa töötajaga ja sealt see kuidagi hakkaski hargnema ning läksin karjäärinõustamisele. Ja meie karjäärinõustamine siis lõppes sellega, et
mulle pakuti sellist võimalust või küsiti, et Inge-Helene, et järsku sa oleksid hoopiski huvitatud Eesti Töötukassasse tööle tulemast ja järsku sa tahaksid kandideerida karjäärispetsialistiks. Ja see oli tõesti väga selline üllatav ja väga positiivne, väga meeldiv kogemus minu jaoks, et kui ma mõtlen nüüd tagasi, siis ka see karjäärinõustaja ütles, et Inge-Helene, et Eesti vajab haritud noori, et miks sa tahad minna tagasi Suurbritanniasse, et mina mõtlesin, et ma teen Eestis väikese pausi, puhkan ja vaatan, kuhu ma edasi lähen. Ja tegelikult need sõnad on mul täna siiani meeles ja ma tunnen ka seda, et saan aru sellest, kui oluline on see toetusmoment. Et sealt algaski minu teekond siis karjäärispetsialistina ja paar aastat töötasin Töötukassas, töötasin tööandjatega, tööotsijatega, sealt edasi liikusin värbamisagentuuri Brandem, alustasin värbamistööga ja täna olengi ma jõudnud siis Greatest Recruitmentisse, minu enda ettevõttesse ning see ettevõte siis pakub ka värbamisteenust ja samuti siis karjääri nõustamise teenust inimestele. Nii et selline on olnud minu teekond. Seda on rõõm kuulda ja Mina olen ka olnud ajakirjanik maakonnalehes Harju Elu ja aiakunsti ja aiandusajakirjas Maakodu. Et olen ka natukene saanud maitsta ajakirjaniku töö vilja. Ja siis ühel hetkel elu viis mind Elbifikku, kus siis koos meeskonnaga oleme teinud erinevaid sotsiaalseid projekte. Alates siis, tuleb mulle meelde loomulikult inimõiguste teemaline projekt, mille üheks põnevamaks väljundiks oli fotokunstinäitus Naine. Ja loomulikult on väga hästi meelde jäänud ka Vunkimono loometalgud. Minu ülesandeks oli siis kaasata sinna ka erivajadusega inimesi, et nad räägiksid kaasa kohaliku elu kujundamisel. Need on kaks suuremat projekti ja loomulikult on olnud ka väiksemaid projekte, aga praegu olen ootusärevuses siis ja usun, et meie praegune projekt Võrdsed võimalused ja kaasatus karjääriteel läheb ka väga toredasti ja edukalt. Ja nii tore, et Kristiinal see vahva projekti kogemus on. Minul on ka väikene projekti eestvedamise kogemus, et kunagi siin 2019. aastal sain eest vedada sellist projekti nagu Eesti tippkohtumised ja selle projekti raames oli siis noortel võimalik saata enda motivatsioonikiri ja rääkida lähemalt, et millised on need inspireerivad inimesed siin Eestis, kellega nad tahaksid kohtuda. Ja mina sain siis välja valida noored, kes mulle kirjutasid ja viia nad siis kokku Eesti kuulsate inimestega. Formaadiks oli selline õhtusöögi formaat. Ja ma mäletan, et me saime päris mitmeid kohtumisi korraldada, et kellega siis sooviti kohtuda, olid näiteks Lukas Kristjan Ilves, ratsasportlane Tiina Ellermann, Nubluga sooviti kohtuda ja ka tegelikult paljude teistega, et selline vahva sutsakas oli veel 2009. aastal ka, kui ma just värskelt Eestisse tulin. Ja see kohtumine nii-öelda enda sellise suurkujuga on ikka võib-olla väga suke määrav kogemus, Just, et mul endal on õnnestunud käia Ene-Ergmaga õhtusöögil nii-öelda ühe projekti raames ja on õnnestunud ka nii-öelda seda ühte enda eeskuju Kalle Könkalat nagu näost näkku näha ja kohtuda. Ja samuti ega endalgi on selle Edbifikiga ka väike seos, et sai algusaegadel just selle Edbifiku platvormi aidatud arendada, et see andis hea võimaluse tutvuda selle häkatonide ja startupi maailmaga, et mis seal räägitakse, mis need mõisted ja võimalused seal on.
ja et erinevad kogemused rikastavad kahtlemata. just. Aga ma võtan nüüd siis järgmise küsimuse ja lähme siis tänasesse päeva ja küsin, et kuidas te jõudsite selle projektini ja selle idee ja loomiseni, mida me nüüd praegu siin alustamas oleme? Minuni jõudis Eesti Puuetega Inimeste Koja kiri, mis siis teavitas Majandusministeeriumi taotlusvoorust, mille eesmärgiks on siis toetada mittetöötavate, mitteõppivate inimeste konkurentsivõimet, nende tööle saamist ja tööl püsimist ja siis ma haarasin selles kirjas kohe kinni. Kontakteerusin Inge Leenega ja koos me hakkasimegi siis mõtlema, millised pusletükid sobivad kõige paremini sellesse projekti. Just, täpselt niimoodi oli ja tegelikult me olemegi siis täna kokku pannud tiimi koolitajatest ja karjäärispetsialistidest ja meiega on tegelikult liitunud ka psühholoog ning nagu ka Kristiina ütles, siis selle projekti eesmärk koos selle projekti meeskonnaga ongi siis toetada puuetega inimesi ja vanemaealiseid nende tööotsingutel. Ja mida see kõik siis endast võib-olla sisaldab, räägime natukene lahti ka, et me viime läbi individuaalseid karjäärinõustamisi ja heaoluteemalisi nõustamisi osalejatega. Ja me teeme ka ühiseid grupikoolitusi, mille käigus me siis räägime nii karjääriteemadel, heaoluteemadel kui ka toome erinevaid üllatusesinejaid, kes räägivad samuti erinevatel teemadel ning ka oma kogemuslugudest. Ja samuti me tahame kaasata kindlasti tööandjaid sellesse projekti, ka osalejatega kohtuma, rääkima ja üleüldiselt siis tahamegi luua selle silla tööotsijate ja tööandjate vahel ning sealt siis inimesi aidata ka edaspidiselt, et nad ikkagi enda jaoks sobiva töö leiaksid. Ning võib-olla selline üleüldine laiem eesmärk on ka selline, et me soovime, et vähemalt siis 40% nendest inimestest, kes meie projektiga liituvad, saaksid ka pärast tööle rakendatud. Ja numbritest ka rääkides, meil on hetkel avatud siis 15 kohta selles projektis ja meie projekt ja programm siis stardib 11. augustil, kestab 10 nädalat, see on selline natukene pikem programm kui võib-olla seal paar nädalat. Ja registreerida saab juba tänasest hetkest, et kindlasti kellel on huvi, meil on loodud ka veebilehekülg, te saate sealt veel rohkem lugeda, meie kontaktid on seal olemas, alati saab ühendust võtta ja siis me ootamegi täna juba osalejaid. No suurepärane. Oleme ise ja tulge teie ka, poisid, teie olete ka oodatud projekti. jah, me oleme nii tegusad inimesed, aga me oleme seda infot juba ilusti jaganud ja jagame veelgi igal pool, kus on võimalik, nii laiemalt kui siis isiklikult inimeste poole pöördudes. Et neil see võimalus oleks ja et nad sellest mööda ei läheks, sest me ju oma kogemusest teame, et paljudel tõesti see on liikumispuudega noortel, et on ka näiteks kõrgharidus, aga seda toredat tööd, mis inspireeriks ja elus edasi aitaks, no seda kohe kuidagi ei ole. Aga kõigepealt tegelikult, Maicel, tahan ka seda lisada, et oleks võib-olla üldse vaja välja selgitada, et mis see ideaalne unistuste töö inimese jaoks on. Kui me räägime üleüldiselt karjääriteemadest ja tööle kandideerimisest, siis millest ka need koolitused koosnevad just nimelt sellest, et me räägimegi lahti, kuidas CV-d koostada, täpselt samamoodi, milline see tänane tööturu hetkeseis on, kuidas motivatsioonikirja kirjutada nii, et see tööandjatele hästi silma jääks ja tööintervjuust, sellest, kuidas tööintervjuul meelde jääda, jagame erinevaid nippe siis. Et tegelikult see teemavaldkond on väga-väga lai ja mis on nüüd nagu väga tore selle projekti juures on see, et me saame
kõik need 10 nädalat ja ka hiljem inimestele toeks olla ja inimestel on võimalus saada selliseid individuaalseid karjäärinõustamisi. Et kui täna tavaliselt inimesed minu juurde satuvad, siis kellele piisab 1 korrast, kellele piisab 2 korrast, räägime põhilised teemad läbi, aga ka minule kui karjäärispetsialistile on see väga tore võimalus, et tegelikult hoida kätt kogu sellel protsessil, pulsil siis pikema aja jooksul kui ainult paar korda, et minu meelest on see väga kihvt võimalus seda koos inimestega teha. Ma usun ka, et see on see tugi, mida inimesed just vajavad, et pikemaajaliselt oleks neil Ja seda. ma olen nõus, et sihuke pikaajalisem pulssimine nagu töötab paremini. Sest mul endal oli rõõm osaleda ühes programmis, mis oli mõeldud noortele, et just innustada neid erinevaid nagu ühiskonna probleeme lahendama ja meie tegime näiteks sõpruskonnaga siis siukse peo nagu Party on Wheels. Ja seal oli samamoodi, et läbi mitme nädala kogu aeg olid erinevad töötoad, mis sellel teekonnal meid toetasid, et mulle tundub, et see projekt on üsna sarnase mõttega, et olla toeks ja abiks neile, kes võib-olla ei pakata just enesekindlustest ja oskustest, et leida see oma tee. Aga kui Maicel ja Jüri, te mõtlete, et millised on võib-olla need põhilised väljakutsekohad teie jaoks või üleüldiselt selle sihtgrupi jaoks, kellega teie igapäevaselt toimetate, et mis teil endal meelde tuleb? See on hea küsimus. Esimene asi, mis ma ütleks, on see, et sa võid mingi maani jõuda, aga kui sul on, ütleme, mingisugune abivahend, siis see tekitab ikkagi kõikides tööandjates kõhklusi ja kahtlusi ja muid huvitavaid tundeid ja selle taha sageli ka asi kipub jääma. Kahjuks see on nii. Aasta on 2025, ei ole mõni muu aasta. See on Jah, et seal kipub olema, et esmalt on see, et nagu, et puuetega inimeste enda enesekindlus on ja no kindlasti see oskuste pagas mängib ka rolli on ja et sul peavad ikkagi need oskused olemas olema. Aga sihuke just nagu Maicel tõi, et kõige salapärasem takistus on see nii-öelda sihuke eelarvamus või eeldus, et sa ei suuda midagi teha, on ju. Aga tõsiasi on ju see ka, et isegi puudega inimese organisatsioonid vahel justkui tõrguvad võtmast tööle teist puudega inimest või puudega inimesi. Seda Mida te võib sellest vahel mõttest kohata arvate? küll jah, et just see, kes peaks nagu selle sihtgrupiga tegelema, võib-olla vahel on pigem just ise tõrges nagu võtma, et tuleneda sellest, et nad lihtsalt teavad neid takistusi ja võib-olla ei viitsi alati pusida nendega nii palju. Aga eks on enda teha ja ega siin nii-öelda liikumispuudega inimesed peavad ise ka endale otsa vaatama, Jüri, sul on absoluutselt õigus ja meil on ka hea meel, et me saame selle projekti raames ka tegeleda stigmade ja stereotüüpidega ja luua sellise kaasavama ja eelarvamustevabama ühiskonna loodetavasti. Nii et tegelikult ju meie partneritega me saame ju ka siis koos kujundada ühiskonda ja tegeleda huvikaitsega.
Mhm. No mina saan näiteks näite tuua teile Suurbritanniast, et kuna minul on selle ühiskonnaga väga selline suur kokkupuude, siis näiteks Suurbritannias on need teemad küll väga hästi läbi mõeldud ja tegelikult alates juba sellest, et kuidas inimesed pääsevad ligi organisatsioonidele, kõik sellised kaldteed, et tegelikult see on juba selline esmane asi ja ma tean ka seda, et tööturu vaates tegelikult ei mängi täna siin küll absoluutselt rolli, kas sul on mõni füüsiline puue või midagi muud, et inimesi tegelikult inimestesse suhtutakse võrdselt, et seda ma võin küll öelda Suurbritannias nagu nii kaua elades. Aga Eestis, ma ei tea Eesti koha pealt nii hästi, et teie kindlasti teate rohkem sellist hästi spetsiifikat, et millised võimalused on loodud. Aga ma inimesena tegelikult arvan, et me peaksime neid stereotüüpe igatpidi proovima vältida ka juba sellest, kuidas me asju sõnastame. Et kui me räägime näiteks vanemaealiste ja puuetega inimeste tööturule saamisest või hoopis mõnest teisest sihtgrupist, siis ma tegelikult siiski arvan, et kõikidel inimestel, kes täna tööturule kandideerivad, on keeruline. Et ei ole ainult spetsiaalselt puuetega inimesed ja ka vanemaealised, vaid ka teistel on tegelikult raskused, sest et see konkurents on päris tugev ja siin me tegelikult saamegi appi tulla, et kõigepealt just nimelt rääkida sellest, et mida tööandjad ootavad, milline peab olema ka sinu enda võib-olla selline suhtumine, milline töö sulle üldse selle sära silma toob, et kõik need asjad on väga olulised. Tööandjaid me tahame kaasata sellesse projekti just nimelt seetõttu, et nagu Maicel, sa ise välja tõid, et tõesti see võib teinekord tekitada inimestes küsimusi, sest et minule endale, ma saan ainult subjektiivselt öelda, mulle tundub, et Eesti ühiskond täna ei ole siiski veel nii avatud kui Suurbritannia ühiskond just nimelt puuetega inimeste teemadel ja ka vanemaealiste tööturule liikumisel. Et meil on väga väikene riik, siin Suurbritannias elab 66 miljonit inimest ja tegelikult nende teemadega nagu puututakse ka siin ühiskonnas rohkem kokku. Et me tõesti Kristiinaga tahame ka seda ühiskonda muuta ja tegelikult ma arvan, et me saamegi seda väga palju teha läbi sellise teadvustamise töö ja just läbi tööandjate kaasamise, et meil tekiks selline hea võrgustik inimestest. Et tegelikult ei ole vaja ju midagi karta, et kui inimesed ise ilusti hakkama saavad ja on harjunud abivahendi või millegi muuga ja kui inimesel on ka oskused ja kogemused, ma ei näe mitte ühtegi põhjust, miks tööandjad ei ole valmis inimesi tööle võtma. Kindlasti on. Et ma tooksingi ka see UK nagu Suurbritannia näite, et mul on ka olnud rõõm nagu kogeda seda Suurbritannia kaasatust, nimelt on nii-öelda UK-s no mul on siuke haigus nagu Duchenne'i lihashaigus ja neil on ka seal siuksed vabaühendused, mida veavad nii-öelda liikumispuudega inimesed ise ja nad kõik panustavad ja tõesti on nagu võrdselt kaasatud. Ja võib-olla Suurbritanniast kui selle karjääri mõtte peale, et Suurbritannias on siuke asi nagu Disability Power 100, et kus siis on toodud just see, et kus on siis just valitaksegi puudega inimesed, kes on puudega inimesed, aga tööalaselt väga võimekad, et see on nagu väga siuke huvitav asi ja nüüd ma olen väga õnnelik, et ka Eestis nüüd valitakse neid nii-öelda mõjukaid puudega inimesi. Ärme unusta ka neid noori
puudega noori tegelikult, kes on alles oma teekonna alguses, kes vajavad ka kogemusi, vajavad tuge. Et tegelikult ju mõjukaks sa saad ikkagi ju läbi oma teekonna, eks ole, läbi kogemuste, et meil ei ole kellelgi olnud kogemusi päris alguses. No, eks ta ongi nagu mõeldud, et anda see siht kätte, et milline ma võiksin olla. Et tihti, olgem ausad, puudega inimestel ei ole, on väga vähe enda sarnaseid eeskuju, kellest üldse juhinduda, et see nii-öelda, see teenib väga hästi seda, et see annab sulle sihi, kuhu pöörduda. Ja sul on õigus, Jüri. võib-olla võtta eeskuju ka, et kuidas me siis teen neid väikeseid sammukesi paremuse suunas. Aga jõudsime oma juttudega päris kaugele juba üle mere välja, aga lähme nüüd natukene tagasi ja ma küsiks teilt mõlemalt, et mis teilt isiklikult käivitab seda projekti juhtima? Mind käivitab kindlasti võimalus anda positiivsed tõukad inimeste eludele ja suurendada nende eduelamust tööle kandideerimisel ja tööl käimisel. Ja ma tõesti usun, et osalejad leiavad parima töö ja kollektiivi, sest tööl tõesti veedame märkimisväärse osa oma päevast. Ja no mulle meeldib inimesi motiveerida ja eks ma oma töös olen ju tegelikult ka värbaja ja karjäärispetsialistina väga palju näinud ja näen ka igapäevaselt, et kuidas inimesed kaotavad endasse usu, kui neil kohe ei õnnestu tööd leida. Aga tegelikult ütleksin ma niimoodi, et see asi ei ole üldse nii hull. Ja ma olen ikkagi seda meelt, et väga palju oleneb sellest, kuidas me ise oma tuju ülal hoiame, kuidas me suhtume, kuidas me suhtleme. Oleks väga hea leida enda selline sisemine sära, saada aru, mis mind üldse motiveerib, mida ma teha tahaksin. Et ja võib-olla paljud inimesed ei ole järsku ka seda unistuste tööd veel leidnud, et ma väga tahaksin neid inimesi nendes küsimustes nõustada ja ühiselt nendega neid eesmärke püüda. Aga kes on projekti oodatud ja milline on selle ajaline algus ja kestvus? Projekt kestab käesoleva aasta aprillist 2027. aasta aprillini. Jah, 2 aastat kokku. Ja siis selle 2 aasta jooksul oleme mõelnud 3 rühma, kes siis samuti saavad siis iga rühm 10 nädalat koolitusi, nõustamisi ja kooskäimisi. Aga keda te sihtgrupina olete näinud siis? Kas lihtsalt puudub inimesi või kuidas? Programmi ootame täisealisi erivajadusega inimesi ja vanemaealisi inimesi alates 55. eluaastast. Ja esimene programm praegu käivitub siis 11. augustil. Aga mina küsin, et mis oleks selle projekti õnnestumiseks nagu tarvis, et see nüüd lõpuks saab lugeda, et see on hästi tulemuse mõttes? No ma ütleksin, ma veel lisaksin siia juurde selle, et ärge ikkagi oodake selle kandideerimisega väga kaua või selle registreerimisega on siis õige Seda sõna. küll, jah. Et need kohad võivad hakata ka kiiresti täituma, et me siiski ootame, et inimesed juba tänasel hetkel aktiivselt oleksid registreerimas, et me saaksime juba ühendust võtta ja hakata natukene neid gruppe siis looma. Aga mida on selleks vaja, et see projekt õnnestuks? Mõtlesin seda, et ma arvan, et projekti meeskonna osas on meil juba kenasti kõik paigas, aga see valem võiks olla siis motiveeritud osalejad, inspireerivad koolitajad, avatud meelega tööandjad ja ma arvan, et ka killuke õnne. Et need võiksid olla need komponendid. Need on head komponendid. Aga kuidas siin saab abiks olla puuetega inimeste kogukond, mida te meilt ootate, et projekt õnnestuks? Väga tänulik, kui puudega inimesed levitavad selle projekti kohta infot oma tuttavatele ja sõpradele
ja kõigile neile, kellele võiks selles projektis tõeliselt abi olla. Nii et ma Ja arvan, et see on tegelikult üks väga-väga oluline tegevus, et informatsioon leviks maksimaalselt, et keegi ei jääks infota. Ja ma juba tahtsin etteruttavalt öelda Kristiina mõttele juurde, et tõesti me loodame, et te meie sõnumit levitate. Ja meil on ka veebilehekülg selleks loodud ja rohkem infot te leiate ka Helpific MTÜ ja Greatisti Facebooki lehtedelt, et seal me seda infot jagame. Ütlen omalt poolt, et ma arvan, et pall on ka selles osas meie kogukonna väravas, et meie peame tõestama oma valmidust, peame tulema kaasa, peame olema usaldusväärsed, peame samuti kinni pidama oma poolt antud lubadustest ja kokkulepetest, et kui keegi osaleb milleski, siis nad päriselt ka osalevad, nad ei hüppa alt ära, kui tuleb mingi esimene parema ürituse pakkumine, et nagu sihuke pühendumus ka meie kogukonna poolt on oluline, kuna meil Jüriga on kogemusi, et selle pühendumusega on vahest raske ja siis ka need head võimalused lähevad luhta, kuna keegi ei tule kaasa. Ma tahaksin veel ikkagi seda ka üle toonitada, me ei maininud seda, me võib-olla arvame, et see on nii iseenesest mõistetav, aga see koolitus on tasuta kõigile. Et selles mõttes, kui me räägime näiteks karjäärinõustamise sessioonidest, meil on psühholoog kaasatud, kellega on võimalik praktiliselt igal nädalal kohtuda, et kui te selle peale mõtlete, siis täna psühholoogi järjekorrad, karjäärinõustajate järjekorrad, tasud on ju väga-väga suured, et selles mõttes on ju väga hea tegelikult tasuta osaleda, et jah, see tõesti nõuab pühendumist ja motivatsiooni, aga ma olen enam kui kindel, et inimesed saavad väga positiivse ja hea kogemuse sellest ja ikkagi meie eesmärk on, et ka inimesed liiguksid tööturule. Kas see projekt kuidagi aitab nagu nii-öelda neid erinevaid kulusid ka katta, ütleme transport või isiklik abistaja või? Sest me teame, et meie kogukonnas on see, et pigem tasutaga nii-öelda oleks harjunud. Ja no lihtsalt see tugiteenused on ka mõnikord, mida vald ja muu pakub vajaka natukene. Projekti me oleme sisse kirjutanud tasu viipekeeletõlkidele, sest tõsi, me soovime, et projektist saavad osa võtta kõik puudega inimesed siis sõltumata siis nende puudest. Isiklik abistaja tavaliselt on puudega inimesel ja tegelikult on ju ka ikkagi transport, mida siis sotsiaaltransport, aga loomulikult me saame kõike läbi rääkida ja leiame vastavad võimalused. Et siis on jah üleskutse, et kui on mingi reaalne takistus või mure, siis paluks mitte seda varjata, vaid sellest juttu teha. Jaa, absoluutselt. Et me kaardistame ka osalejate vajadused ja soovid ja ikkagi anname endast oleneva, et kõik soovijad saaksid liituda. No me oleme praegu mõelnud, et kaasame Tallinna ja Harjumaa puudega inimesi. Et võib-olla väga kaugelt on ikkagi raske käia, sest me oleme ette näinud silmast silma kohtumisi ja noh, see võib-olla ka seab mingid oma piirangud. Piirangud, jah. Aga kui me nüüd mõtleme selle teise osapoole peale, vanemaealised, kes on selles projektis ka oluline sihtrühm, et milline on nende see olukord ja milline on nagu kattuvus nende kahe sihtrühma vahel, küsiksin mina. Et kuidas te seda nagu näete? No tegelikult ma oleksingi siin natukene ettevaatlik ka selle sõnastusega, et ma ei tahaks ise ka neid stereotüüpe kuidagi luua, aga selles osas, nagu ma varasemalt ka mainisin, et ma ütleksin pigem nii, et inimeste mured on võrdlemisi sarnased, vaatamata sellele, kas nad on pigem vanemaealised või puudega inimesed. Jah, seal on teatud erisused,
Aga kui me räägime tööle kandideerimisest, siis tegelikult need võtted tööle kandideerimiseks on võrdlemisi samad igal juhul, et puuetega inimeste puhul võib-olla tuleb mängu lihtsalt ka see faktor, et kuidas sellest puudest rääkida tööintervjuul ja kuidasmoodi ja inimestel on võib-olla spetsiifilised küsimused sellega seonduvalt. Aga üleüldiselt on need ju protsessid võrdlemisi samad. Mis on nagu takistuseks inimestele ja kindlasti meie sihtrühma inimestele on see, et konkurents on väga tugev. Et eriti kui me räägime administratiivsetest ametipositsioonidest, et sinna teinekord on lausa 200-300 inimest ühele ametikohale, et siis milliseid võtteid kasutada, kuidas ikkagi nagu pääseda sinna järgmisesse vooru. Et need on sellised tähtsad küsimused. Kui inimesel on natukene spetsiifilisem amet, siis võib-olla on natukene kergem, et tööandjad ikkagi ootavad inimestelt teatud oskusi ja kui need oskused on väga spetsiifilised, räägime väga spetsiifilistest rollidest, siis tavaliselt ka see kandidaatide arv nendesse rollidesse on natukene väiksem kui sellistesse üleüldisematesse rollidesse. Et siin tulebki nagu, jah. Aga on sul äkki mõni nipp, kohe kiire nipp jagada, mida võiks silmas pidada, kui oled tööd otsimas? No esimene nipp on kindlasti see, et CV tuleb teha korda. Et ma näen ju inimeste CV-sid igapäevaselt ja tegelikult see informatsioon ei tule sealt hästi välja, et miks inimene sellesse töökohta tahab kandideerida. Väga segaselt on need CV-d teinekord kokku pandud ja teate, tegelikult värbajad vaatavad tavaliselt CV-d 3-4 sekundit. Et mida sa selle 3-4 sekundiga vaatad, ongi see, mis ametipositsioonidel inimene on töötanud, vaatad kvalifikatsiooni, haridustaseme üle ja teised sellised vastavad asjad, mida on siis ettevõte omalt poolt välja toonud. Ning selle põhjal sa tegelikult juba langetadki otsuse, et kas see inimene pääseb järgmisesse vooru või ei pääse. Ja inimesed arvavad, et see on väga keeruline, väga raske sinna järgmisesse vooru saada, aga tõesti ei ole. Et kui inimesed vaataksid korraks üle oma CV, vaataksid, kas see on loogiliselt üles ehitatud, kui inimene on näiteks karjääripööret tegemas ja tal on võib-olla seal hoopis teise valdkonna kogemused kirjas, siis see tekitab kohe värbajates segadust. Ja kuna värbajatel tavaliselt oma töös ei ole ka aega eraldi inimestele helistada ja küsida ja uurida, siis on lihtsalt väga-väga oluline, et need esmased asjad on hästi paigas. Et kui kellelgi on juba CV olemas, siis vaadake see üle ja vaadake, kas see on loogiline, kui te ise ei ole kindlad. Rääkige karjäärinõustajatega või saatke kas või sõbrale enda CV, et tema vaataks üle. Et need asjad on väga olulised ja need on väikesed asjad, mis tihti jäävad inimestele kuidagi märkamatuks ja sealt tekib ka see pettumus, et ma ei saa järgmisesse vooru, miks ma ei saa järgmisesse vooru. Noh, väga elementaarne CV. Et nii, et tasub oma CV vastavalt töökohal üle vaadata, et Absoluutselt. igasugust mudru ei tasu sisse toppida. Aga Jüri ja Maicel, ma küsiksin ikkagi korra, öelge palun mõlemad ühe asja, et miks inimesed teie arvates ei kandideeri või tähendab ei julge kandideerida tööle? Oskusi pole, enesekindlus pole, olgem ausad, pole ka tihti ka seda igapäevast distsipliini oma asju ajada ja toimetada. Jah, see on ka ja teisest küljest sa kardad, et eks ole, et näiteks nagu minu siin jagatud materjalidest on, et kas okei, ma lähen kandideerin tööle, võib-olla saan selle töökoha, eks ole, et kui valmis see töökoht minu jaoks on, et kas kas mind ootab WC, kas ma saan, eks ole, lõunapausil söömas käia. Need on niisugused täiesti teie kõrvadele võib-olla ütleme võõramad mõtted, aga meie jaoks
nagu tavaliselt mõtled, et see kohandusprotsess, et see võib nii palju aega võtta, et kas see firma või tööandja on selleks valmis ja eks ole, ja sama see, et inimene väsib ära või tal tekivad mingid valud või muud asjad, ta tahab mingit pausi pidada, et no võib-olla ongi see oht ka, et inimene loobub ametist nagu liiga kergekäeliselt, et ta ei ole valmis nagu leidma lahendusi, et kuidas ma saan selle töö ära tehtud. Õnneks on meie projektis ka juba siis, kui inimene on tööle saanud, kui see nüüd kui inimene on programmis ja leiab töö, siis ikkagi jätkuvalt ka tööle saades toetavad teda karjäärispetsialist ja psühholoog, et tegelikult siis need murekohad ja väljakutsed saab ka nendega veel läbi arutada, et ma arvan, et see tegelikult on väga-väga suur asi. Kas te olete mõelnud ka kogemusnõustajate kaasamisele, et see oleks ka kahtlemata oluline, et endaga sarnane inimene oleks abiks ja nõu? Kindlasti kogemuslugude rääkijaid absoluutselt, just nimelt grupikoolituste raames, et rääkida nendest edulugudest ja kuulata, et kuidas siis inimeste teekond on olnud. aga ma teeks üks toreda hüppe, et hüppaks juba eelviimase küsimuse juurde ja küsiks, et millise sõnumi soovite saata neile, kes ei ole sarnases algatustes seni osalenud, et neid veel rohkem julgustada, et nad teieni jõuaks? Mina ütleksin, et mitte midagi ei ole kaotada, mitte midagi ei ole karta, et meil on tõesti väga vahva projektimeeskond, väga kogenud projektimeeskond, et võib-olla ma tooksin siit ka nimed välja, et Kristiinale ja mulle endale lisaks on meil kaasatud tuntud karjäärinõustaja Küllike Oja, et temal on väga-väga pikaaegne kogemus samuti karjääriteemades. Siis on meil psühholoog Ene Tenno-Sorainen. Tema on kaasatud, leiate nende kontaktid ka meie veebilehelt, saate natuke nende kohta lugeda lähemalt. Ja minu enda kogemused, meil on kaasatud ka administratiivse poole pealt inimesi, kes on ka tihedas seoses tööandjatega, personalivaldkonnaga väga tihedalt kokku puutunud, et nende rolliks siis jääb tööandjatega selline lähim suhtlus, et ma arvan, et me oleme strateegiliselt suutnud kokku panna väga võimeka meeskonna, kes on valmis igakülgselt aitama. Ja mina ütlen ka omalt poolt, et tulge kindlasti, et selles programmis saab uusi kogemusi, leiab uusi võimalusi, uusi tuttavaid, kellega jagada oma eduelamusi ja väljakutseid, nii et tegelikult ma arvan, et sellest tuleb üks väga oluline ja äge ettevõtmine. Ja on teil lõpetuseks mingeid mõtteid, mis kindlasti vajaksid päevavalgust? No ootame teid väga programmi. Kõige targem on kohe registreerida, et siis saame juba tuttavaks ja saame ka kaardistada siis juba kogemused ja soovid ja vajadused. Aga tegelikult saab registreerida siis veel, eks ole, suve vältel ja sügisel samuti. Nii et on lootust, et kes võib-olla esimese korraga ei leia endas julgust, siis võib-olla juba tekivad inimesed, kes saavad teie käest positiivse kogemuse ja saavad seda jagada ja siis tekib ka nendel inimestel see julgus, kellel seda võib-olla kohe nii kiiresti ei tule. Aga meie loodame ja jagame seda infot nii palju, kui saab, et see jõuaks kõikidele huvilisteni. Jüri, kuidas sina asja kokku võtad? Ei, ma võtaks kokku, et tegu on väga vajaliku ja olulise projektiga, sest me ise oma töös ka kogu aeg juurdleme, et mis siis on vaja, et olla tubli ja aktiivne tööotsija. Et me loodame, et on arvukaid osalejaid ja tõesti haaratakse sellest võimalusest isuga kinni. Et te saate ikkagi 4 korda öelda, et kohad on täis. Jah.
aitäh heade soovide eest. Ja väga tore, aitäh. Ja Just. aitäh saatesse kutsumast. Ja meie ka täname teid selle toreda saate eest, et sihuke hea idee meieni jõudis ja saime selle nüüd ilusti purki. Ja nagu öeldud, siis julgustame kõiki osalema ja küsige meid, kindlasti me saame jagada infot ja juhatada teid õigete inimesteni, kes meil täna siin saatekülalisteks olid. Aga omalt poolt soovin, et seniks nautige kevadet, meie head kuulajad, ja kohtumiseni järgmises saates. Kohtumiseni. Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.